Turundusraadio. Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 189. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketingi Instituudist ja mul on täna siin stuudios 3 külalist. Mari-Liis Kallismaa ja Riho Vaher, kes on Stillapundist, tervist! Tere! Tere! Ja Sigre Tompel, kes on Mextonia supergraafikafestivali eestvedaja, tervist! Tervist! Ja täna räägime siis mitmel teemal ja meie peateema räägib ärikingitustest. Mari-Liis Kallismaa ja Riho Vaher Stillapundist, teie teema on ärikingitused üldse ja mina tahaks küsida siis natuke sellistest uutest trendidest, mis seda aastat puudutavad. Kõigepealt, kui rahvusvahelisse konteksti asi panna, siis üsna palju räägitakse sellel teemal, et meil on peale kasvamas uus milleeniumi põlvkond, tänaseks päevaks siis vanuses 18–34 defineeritakse neid ja öeldakse siis seda, et kuna paljud niisugused ärikingituste valdkonna inimesed on põlvkond ja rahvusvaheliselt ka tegelikult paar põlvkonda vanemad, et siis võib olla tihti keeruline aru saada, et mis on see, mida see milleeniumi põlvkond siis ootab. Palju teie näete üldse sellist generatsioonide erinevust või seda, et tulevadki uued asjad peale, mis on just noortele huvitavamad? Ma arvan, et me näeme seda järjest enam iga päevaga, et milleeniumi põlvkonnale eeskätt on vajalik see, et olla iga kell kättesaadav ja et kogu aeg infot jagada. Ehk siis me näeme seda, et väga-väga populaarsed tooted nende seas just eeskätt on täna vahendid, mis soodustavad võrgus olemist, interneti kasutust ja kõikvõimalikud äpid ja kindlasti see, et jumala eest sa ühtegi hetke netis maha ei magaks, ehk siis akupangad, sellised asjad, mis sulle nagu lisavõimsust annavad, et sa ei peaks sõltuma ainult oma telefoni akust näiteks. Kui ma küsin nii, et mis asjad on need, mis ära kaovad? Kui mõelda, et need asjad tulevad peale, mis on need, mis nagu vähem populaarsust omavad? Päris hea küsimus, jah. Siis ma ei oskagi öelda, et tegelikult mina vaatan nagu, kuidas meil nagu käibed ja asjad nagu muutunud on, siis ma täna ütleks seda, et midagi ei kaogi ära, et kõik kasvab? Kõik kasvab nagu, wow. et tulevad mingid uued lahendused, mida on võimalik kuidagi seostada nende samade asjadega, millest Mari-Liis juba rääkis, et tegelikult ma võiks ju varem öelda, et varem on hästi palju nagu olnud sellised tavalised must-be asjad nagu kruusid ja kõik muud, siis ma ei ütleks, et need nagu kuidagi ära on kadunud, lihtsalt eks need ka jälle nagu muutuvad ja modifitseeruvad ja tegelikult siis ega igale asjale ei peagi see nutiasi nagu juurde tulema, kuivõrd mängitakse hästi palju kui sellise disainiga ja lihtsalt muutuvad välimused, muutuvad, ma ei tea, värvid, kombinatsioonid, kõik siuksed asjad, et ühte asja, mis nagu oleks ära kadunud, ma niimoodi ei oskakski öelda, et mingi valdkond oleks täiesti ära kadunud. Ma võib-olla täiendan, et kui midagi on selline nii-öelda out, siis on need pigem sellised odav nänn nii-öelda, et lihtsalt saamise pärast ükskõik mida enam ei taheta saada. Et pigem ikkagi, et las ta olla praktiline ja pastakas on ka praktiline ja kruus on ka tegelikult praktiline, olgem ausad. Jah, kuni sul nüüd täpselt 101 tükki kodus ei ole, eks ju, et siis hakkab see praktilisus juba nagu küsitavamaks väga minema. Nõus. Mm-hmm. Aga jah, ja see tuli ka kuskilt nii-öelda trendi sellist nagu valdkonna trendidest välja, et peaksid olema sellised kallimad ja korralikumad asjad. Samas vaatad seda nagu selle pilgu, et kas see nagu tegelikult ka turul näha on või ikkagi tahetakse neid odavaid kleepekaid ka, mida lihtsalt saaks, ma ei tea, õhupallid või kleepekad, mis see vist kõige odavam on või on veel midagi odavamat, mida jagada saab? Ega väga vist tegelikult ei ole, et jah, mis täna on kleepekat, ma ei tea isegi, kas keegi nagu niimoodi jagab, võib-olla see ongi kadunud nagu. Aga tegelikult, eks selle asemel on tulnud jälle muud siuksed asjad, igasugused need eemaldatavad tatuud, mida kunagi ei olnud tänaseks on need ikka selliste odavate kampaaniate mõttes ikkagi väga lendu läinud idee millegi pärast, et see on see odav, mis nagu köidab ilmselt, jah.
ehk siis, et odavat on, aga ta on nagu siis selline teistsugune või kuidagi liigub ka meie ajaga kaasa või? jah, kui arvestada seda, et see kleepekas on ikka täitsa ära kukkunud, see tavaline, siis ilmselt ikkagi mingeid selliseid asju on võimalik leida jah, mis on nagu täiesti kadunud, kui niimoodi järgi mõelda. Aga ma küsin just, et no okei, et me näeme tehnoloogiatrendi, siis see, mis veel rahvusvaheliselt toodi välja, on hästi palju selline drinkware ja ma olin natuke hädas isegi, et kui ma selle kohta tõlgin nagu joogiesemed, siis ta annab nagu täitsa vale arvamuse, et aga pigem siis sellise nagu tervisliku joogiga seotud valdkond, kuidas see Eestis käitub? Ma paneks ta pigem sellise tervise ja heaolu kategooria alla täiesti, sest et see on ka üks selline kindel trend, mida me näeme, et kasvab tegelikult. Et nii-öelda treeningvahendid, treeningrätikud, joogipudelid, siis samamoodi kõik pedomeetrid või sellised, mis asi on pedomeeter? Mis mõõdab, mitu sammu sa päevas kõnnid. Okei, jah, vabandust. Või siis need natuke peenevad niisuguse pulsikelladeni välja. No aktiivsusmonitorid ja kõik niisugused, need on jälle niisugused nutiseadmed, kõik on sul ju ühendatavad erinevates tablettides ja telefonides ja asjades. Aga neid küsitakse palju ja see, ma arvan, et see pudelimajandus läheb sinna alla laias laastes ja tegelikult on väga teadlikud kliendid, sest kui muidu olid varem ju pudelid olemas, spordijoogipudelid, siis nüüd see nii-öelda milleeniumi põlvkond on teadlikum ja ta küsib tavaliselt juba selliseid pudeleid, mis oleks keskkonnasäästlikumad. Nad kindlasti vaatavad, et nad oleks PPA-vabad, et nad kuidagi ei kahjustaks seda jooki, mis seal sees on ja muud sellised nagu detailid tulevad mängu. Aga kas need on nüüd ainult nagu spordiga seotud valdkondades, kus see tundub nagu hästi loomulik, või siis nad jõuavad, ma isegi ei kujuta ette, et kes need Eesti turul praegu suuremad kingituste tellijad on, et tõenäoliselt ikka traditsiooniline pangad ja telekomid või kus iganes need mahud on, et jõuavad nad sinna ka? Jõuavad. Mis puudutab seda, et kus need suuremad mahud on, siis minu arust see on ka alati muutunud, et ma olen näinud seda juba siin mingi 15 aastat ja iga kord, kui üks selline suurem grupp ära kaob, siis ma mõtlen alati, et huvitav, et mis me nüüd siis tegema hakkame, et näiteks kõigepealt kadusid ära tubakafirmad, nad olid ju 2000-ndate alguses olid nad ikka väga-väga suur tellijad ja mingil hetkel, kui keelati neil see avalik reklaam ära, siis kukkus väga suur grupp ära, aga ei jäänud tühjaks, siis tulid ravimifirmad. Selge, nii. No siis need möllasid siin mingi aeg, siis keerati neil see reklaam ära. Et tänaseks, ma ei teagi, kes asemele tulnud on, kuidagi see kasv on nagu järjepidev, et kõik sektorid on tänaseks nagu kasvanud, et tegelikult minu arust me oleme üsnagi see meene valdkond on nagu turunduses minu arust üldse väga, väga oluliselt nagu suurendanud oma kohta, mis on iseenesest muu maailma nagu kogemuse põhjal minu arust üsna sarnane suund, et teda saab väga lihtsasti ju sihtida oma turundustegevusi ja tegelikult sa saad ka neid kulusid väga lihtsasti kontrolli all hoida, et mujal maailmas oli tegelikult see meeneladu juba igal firmal 2-30 aastat tagasi olemas, et me oleme ilmselt nüüd sinna maale jõudnud. Ehk siis, et seda suunda, enne kui ma nüüd järgmise kategooria juurde lähen, ehk siis see suund ühelt poolt on see, et asjad muutuvad ägedamaks ja teiselt poolt siis ka kogu see logistika teema, et mul oleks nii-öelda asjad laos olemas kiiresti ja mugavalt kätte võtta, ehk siis see kompleksse teenuse pakkumine sinna juurde? Ja seda kindlasti. Seda hinnatakse aina enam täna. Asjad lähevad selles mõttes ägedamaks ja tegelikult kõigi nende elektroonikaseadmetega on see müüja poolt alati nagu raskus see, et kuidas valida nagu tänaseks neid partnereid, kelle tooteid nagu usaldada ja keda mitte, sest kõigi nende nutiseadmetega on seotud väga palju selliseid kuidas ma ütlen siis, niisuguseid kvaliteediprobleeme, et sa võid kuskilt maalt saada väga odava toote, aga kui see sul nagu pärast ei tööta, siis ta ei ole tegelikult isegi seda raha väärt ja nii edasi, et seal on need vastutuse ja need küsimused nagu väga olulised sees, et kui sul see pastakas ei tööta, siis see nagu ju ei maksa midagi, aga kõik niisugused kallimad asjad peavad ikkagi vastama mingisugusele kvaliteedile ka. Absoluutselt. Ja siis üks kategooria veel, kus ma tahtsin natuke uurida, et mis toimub sellises bränditud rõivastuse kategoorias. Et traditsioonilised on olnud sellised T-särgid ja vist äkki mingid polod või mingid asjad, aga et mis praegu?
usun, et mingites kindlates nagu sellistes gruppides on see asjad suhteliselt samaks jäänud, eks palju paranenud on ju materjalid, igasugused erinevad, tulnud väga palju uusi materjale sportsärkide osas ja igasuguste muu tekstiili osas. Ma ei oska öelda, on ilmselt mingid sektorid, mida ilmselt meie isegi ei suuda või ei ole mõtet nagu varustada nagu täis tööriietused, triiksärgid ja muud sellised, mis on nagu väga selliste erinevate kehakujude ja väga selliste personaalsete nagu parameetritega seotud, et sellisel puhul sellised hulgitellimused on alati väga, väga rasked ja personaalselt meie ettevõttes vist tegelikult me oleme sihilikult seda tekstiili vist hoidnud üldse natuke tagasi ka, et on mingid valitud asjad, millega me oleme nõus nagu tegelema ja tegelikult meil on see vist suhteliselt vähene osa kogu meie sellisest tegevusest. jah, see tekstiil ongi oma nagu skaala poolest üsna keeruline valdkond. Ta on selles mõttes keeruline, et seal on alati seotud toodete värvidega, isegi kui sa suudad leida nagu selle toote mudeli ja värvi, mis sobib, siis hakkab pihta see suuruste teema, sest inimene, kes arvab ise, et ta on M, ei pruugi tegelikult olla M ja siis kuidas sa siis nagu seletad, et sa ei ole tegelikult M, et sa oled L, et selles mõttes, kui on suurem organisatsioon, näiteks oli meil ükskord päring, et 200 jopet teha, et 200 jopet tähendab seda, et kõik inimesed üle Eesti või veel hullem kuskilt kaugemalt ei jõua neid proovima tulla meie juurde, mis tähendab seda, et sa pead tegelikult töötama ikkagi mingisuguste suuruste tabelitega, mis tähendab seda, et lõpuks on ikkagi mingi kindel protsent inimesi, kes tegelikult kas ei ole rahul või lõpuks ei kanna seda toodet, sest see tegelikult ei vasta siis kas tema suurusele või mingitele parameetritele, et vaevalt, et keegi riideid nii väga tahaks umbes osta ja siis pärast neid kanda, kui nad ei sobi. Ma arvan, et tellija seisukohalt on seal veel see oluline, et kui sul on suur ettevõte ja sa tahad bränditud rõivast, siis tegelikult sa pead mõtlema ka selle peale, kuidas seda hooldada. Ja enamasti tehakse siis kokkulepped juba nende ettevõtetega, kes ka seda pesu ja kõike sellist teenust tarnivad. Ja teine pool tegelikult, millega mina tean, et on palju olnud kokkupuudet ka see, et kui näiteks tellitaksegi spordi särgid, ettevõte käib kuskil jooksmas kõik koos ja on pildil, et siis isegi kui meie paneme kaasa, et näete, et siin on selline trükk peal, et palun ärge seda peske rohkem kui sellise kraadi juures, siis ikka seda tehakse tihtipeale ja arvestate, et kõik sellised soodsamad nii-öelda reklaamsärgid, et neil on ikkagi omad nõuded selleks, et ta püsiks selline nagu vaja on. Ja siis on tihti ka tellija poolt nagu seda nördimust olnud. Selge. Uurin ka natuke seda, et kui palju see Eesti tellija vaatenurk Euroopa omast erineb, et kas me enam-vähem otsime nagu sarnaseid asju, tunduvad, et kui me nii-öelda enam-vähem jälgime seda, mis Euroopas toimub, et siis võiks Eestis ka teha õigeid valikuid, või on siin mingid hästi spetsiifilised asjad, et vaat need on läbi ajaloo meil kuidagi tugevad olnud, kõik sellised asju tahavad, need trendid jätkuvad, et olenemata sellest, et Euroopas juba mingid täitsa muud asjad pildil on. Ma ei ole päris selle Euroopa tellija sellise hingeeluga nagu kursis, aga kui sa nagu maailmas ringi käid, siis sa ikka jälgid mingeid asju nagu sellise professionaalse kretinismiga, et kuidas või miks mingi asi kuskil on tehtud nii, nagu ta just parasjagu on ja selle põhjal mul on küll mulje, et Eesti klient on minu arust oluliselt nõudlikum, kui on mujal maailmas. Mul tundub vähemalt, et väga palju nõutakse just mingeid erilahendusi ja ma tean, et kõik meil igasugused jõululahendused, asjad on mingisuguse standardlahendusega ei ole mõtet üldse esineda, et siis me näiteks anname ka jõuludeks täiesti oma kataloogi välja oma mingite toodetega, mida me siis vastavalt kliendi soovidele veel nagu modifitseerime, nii et mul on jäänud selline mulje, et isegi Trumpi hotellist pastakas, mille ma üles korjasin, siis meie tavaliste ettevõtete pastakatega juba ei anna seda nagu võrrelda, nii et ma arvan, et meil selles osas ei ole häbeneda midagi. Mujal tõenäoliselt panustatakse ikkagi mahule, et oleks hästi palju. Absoluutselt, see on oluline. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et
et noh, Eesti ongi hästi sellise spetsiifilise nõudega, siis mis on see roll, mida siis see spetsiifiline asi nagu Eesti ettevõttes tähendab, et kas see tähendab tõesti seda, et nad jõuavadki väga väikse grupini oma väga eriliste asjadega või ta tähendab ikkagi ka seda, et jõuavadki suure grupini või siis seda, et meil polegi rohkem kliente, et põhimõtteliselt jõuavadki kõigile, aga see ongi väike grupp? Ma arvan, et nii mõlemad vastused on mingis kohas nagu õiged. Et ma arvan, tegelikult on nüüd saadud aru ikkagi sellest, et kui sa annad odava meene ja kui sa siis ei tee oma tööd korralikult, näiteks väga lihtne näide meie ilmastiku juures on vihmavari, et tihtipeale võetakse odavaid vihmavarje ja kui siis see klient, kes selle saab, tal tegelikult ei ole sellest tolku vihmase ja tormise ilmaga, et see läheb tal kohe katkis, ta on vihane ja tegelikult see mõju on hoopis nagu vastupidine. Et ikkagi eestlane hindab seda kvaliteeti ja ta pigem annabki vähematele, aga ta teab, et ta annabki nendele klientidele või oma nii-öelda sihtrühmale, kes siis seda oskavad hinnata ja kes siis tema brändi väärtust nagu teavad ja kannavad. Et aga kindlasti on ka vastupidiseid olukordi, et tellitakse meil samamoodi ja tehakse suuri kampaaniaid ja asju, aga ikkagi ütleme nii, et ega naljalt eestlane kvaliteedis järgi ei taha anda ja tegelikult see on meie jaoks isegi hea. Aga kuna ta ei taha ka hinnas järgi anda, siis on jällegi siis lõpuks on see, et teeme selle ringi ära, vaatame kõik need toredad asjad ära ja siis lõpuks ostame odava asja. Et ega siin pole midagi salata, et on ka selliseid olukordi, kus tõesti kliendid lähevad ära, ütlevad, nad tellivad mujalt ja ega sellest tihtipeale ei juhtugi midagi, kui see on näiteks kleebis või siuke asi, mille kvaliteedi vahet sa võib-olla kohe ei näe või tunneta, aga just nagu sellised natukenegi praktilisemad asjad, et kui sa näed, et need asjad tegelikult ei tööta ja kui sa oled selle pealt kokku hoidnud, siis sul on endal pärast halb tunne tegelikult, et parem siis jätta tellimata üldse, et ega ei peagi olema kõige jaoks lõputult vahendeid. Absoluutselt. Ma ikka tahan veel küsida, et mida selle aasta jõul toob? Kui te ütlete seda, et te teete oma kataloogi iga aasta jõuluks, siis ma kujutan ette, et praegusel hetkel võib-olla teistele võib tunduda natuke võõras, aga ma usun, et teil on nagu enamus asjad näha, et on seal nagu midagi seesugust, mis on oluliselt, ma ei tea, eriline, märkimisväärne või mida võiks ennustada, et need asjad lähevad. Lisaks neile kõigile, mis me siin praegu rääkisime. Ennustamine on tänamatu töö, me oleme seda teinud ja siis, kui meie vaatame peale, et võt, need on lahedad asjad, need peaks nüüd minema, siis jah, sellised lahedad tooted alati tõmbavad tähelepanu. Aga meie kogemus näitab, et tegelikult ütleme see, mis lõpuks nagu ostukorvi pannakse, see tegelikult ei ole ikkagi nagu päris see. See kõige lahedam asi siis või? Et need tahad sa vaielda? Ei, ma selles mõttes ei taha vaielda, küll aga ma pean ütlema, et jah, et just üks jõul lõppes, et nagu praegu võib-olla ongi natuke veel vara öelda, et mis selle aasta jõuluks saab, küll aga võib-olla võiks sellest maikuus rääkida. Ahah, okei, et veel liiga toores. No ütleme jah, nii, et võib-olla märtsi algus on natuke liiga toores, aga meie kindlasti hakkame tegelema selle kindlasti maikuus, sest me oma jõulukataloogi tegelikult peame valmis saama juulikuuga, mis tähendab seda, et augustiks peaks meil olema nagu oma selline nägemus laual, kaante vahel ja tegelikult me jätame väga palju selliseid tooteid või võimalusi sinna kataloogi sisse, et tegelikult saab ka sealt hakata kliendiga alles edasi mõtlema. Et võt selline asi nagu põhimõtteliselt meeldiks, aga võiks teha kuidagi nagu nii või naa või kolmandat moodi. Pluss see, et me hakkame väga valakult tegelema igasuguste pakendite ja asjade mõtlemisega pigem, sest ükskõik, mis see kingitus lõpuks on, sellest asjast kingituse teeb lõpuks nagu see pakend, kuidas ta siis nagu üle antakse selle jõulude aeg. Ja see sõnum. Aga lähme siit kohe jõulukataloogist edasi siis ühe teise trükiseni, et teil on tulemas välja ka raamat, mis räägib siis reklaamkingitustest. Et ma nüüd ei arva küll, et meil oleks aeg kuulata näidispeatükki sellest, küll aga rääkige sellest, mis teil seal plaanis on ja miks te seda teete. Et tegelikult see mõte üldse kirjutada selline raamat toodi meieni nii-öelda koolituste käigus ja selgus, et on olemas täiesti selge vajadus turul praktilise info järgi, et see on tegelikult puhas selline praktiline käsiraamat, mis räägib ärimeenetest nii-öelda aastaooni, ehk siis me räägime seal hobutekkidest 3D printimiseni, kogu sellest tööstusharu ajaloost, et me
käsitleme muuhulgas ärimenete rolli üleüldse turundusstrateegias, siis me räägime kampaaniatest, mis on rajatud just nimelt reklaamkingitustele, siis räägime üleüldse sellest, et kuidas neid häid ideid leida, kuidas sõnumit sinna juurde panna, pakendada, kõike seda, siis me räägime trükkidest ja tikanditest ehk tehnoloogiatest, mis on tegelikult ma arvan, et kogu selle raamatu nii-öelda kõige praktilisem peatükk üldse, ehk siis me teeme läbi reaalsed näited, et kui näiteks tellija lauale tuleb pakkumine, kus on kirjas, et pastakas 2/3 trükiga pluss see ja teine 3/0 trükiga, et siis tellija nii-öelda oskaks seda tegelikult lugeda ja saaks aru, mis seal taga on reaalselt. Sest et meie näeme ka seda, et konkurents on tugev ja mis on ka väga tervitatav, aga ma näen ka seda, et kliendi silmis on niisugune väike murekene, kui ta neid pakkumisi, ta ei oska võrrelda lihtsalt, et ta ei saa aru, mis seal täpselt taga on. Et alati ei kirjutata kõiki nüansse lahti ja pärast tulevad sellised ebameeldivad üllatused ja nii edasi. Ja tegelikult kliendid ei peagi neid kõiki detaile teadma, seda peavadki teadma pakkujad. Ja siis me räägime veel sellisest asjast nagu üleüldse reklaamkingituste nagu mõjukuse hindamisest, et seda on turundajatel enamasti nagu väga-väga raske teha. Et me siin igas peatükis oleme võtnud appi oma spetsialiste ja mulle tundub, et see on ikkagi tõsiselt nagu sihuke vajalik abimaterjal igale ma ei tea, sekretäritele, turundajatele, assistentidele, kes puutuvad tegelikult kokku selle reklaamkingi tellimisega, aga neil ei ole seda teadmist ja neil ei peagi olema seda nii põhjalikku. Ja kindlasti me räägime siin ärimenete tulevikutrendidest siin raamatus ka, nii et ka sellest saab sealt lugeda. Ja meie soovi kohaselt peaks see saama selline elav raamat, et eks me seda täiendame, nii et kes iganes seda loeb ja tal on mingid kommentaare, siis järgmistes eksemplarides peaks saama seda nagu parandada, et ja ta on ka selles mõttes elav, et me oleme peatükkide lõppu pannud, nagu me ütlesime, eesmärk on olnud, et oleks hästi praktiline, nagu tõsine nagu abimees, siis iga peatüki lõpus on meil selline väike harjutus, et saab oma proovile panna, et kuidas sa sellest peatükist tegelikult aru said ja lisaks siis ka selline märkmete leht, et kus siis saab iseenda jaoks märkmeid teha. Sest et tihti ongi nii, et ettevõtte tippjuhtkond väga paljuski alahindab seda reklaamkingitusi ja öeldakse, näiteks visataksegi sekretärile ette, et telli mingi nänn meile, et meil oleks midagi jagada. Aga tegelikult tuleb ju mõelda, kuidas ta kogu sellest turunduskontseptsioonist üldse nagu välja kannaks kõik selle ettevõtte sõnumi ja põhitõed. Ja kuhu ja mis sobib ja mis olukorras mis sobib, et mis sõnumiga seda üle anda, mis pakendiga seda üle anda, et kõik need asjad loevad tegelikult väga-väga palju. Absoluutselt täiesti nõus. Et ma arvan, et see on hästi oluline teema ja tõesti, et üks asi on see, et ta on nagu sekretäri laual, aga tegelikult võib-olla hea asi, kui ta ka juhtkonna laual on, eks ju, et see ei ole nagu diskussioon lihtsalt sellel teemal, et kas mulle see värvitoon meeldib või kas mulle isiklikult see asi meeldib, aga et mis on see, mis konteksti see satub ja kuidas ta seal nagu mõjuda võiks või oma tööd võiks teha. Millal ilmub? No me loodame mais lansseerida. Väga äge ja ma saan aru, et huvilised, kes kuulavad, saavad teie juurde ootejärjekorda endast panna? Absoluutselt, meil juba on väike list kogunenud, nii et võib julgelt teada anda ja saab kohe esimesena teada, kui raamat on olemas. Ahah, väga hea ja siis kirjutate autogrammid peale ja siis juurde soovitused, et kui tahad midagi täiendada, siis anna teada. Täpselt nii. Väga äge. Tõesti ootan põnevusega, et minu meelest Eesti sellist originaalturunduskirjandust on ikka erakordselt vähe, et meil on põhimõtteliselt üks Äripäeva turunduskäsiraamat, eks ju, kus ka peatükid muutuvad ja on täpselt tasemega, nagu nad on, et selles mõttes hästi hea, et kui on korralik läbitöötatud asi, lihtsalt võib-olla tõesti see, mis raamatuga alati on, et selleks ajaks, kui teda valmis saate, siis juba on uued teemad peal, nii et eks neid kordustrükke te saate siin nüüd järgmised aastad järjest ette võtta. Jah, see on meie jaoks ka tegelikult täiesti uus teema, et me ei ole kumbki varem raamatuid kirjutanud, aga nagu Riho ütles, et on niisugune pidevalt jätkuv protsess raamat meie jaoks. Just, väga äge. Suur tänu teile selle sissevaate eest ärikingitustesse ja tegelikult ka meie järgmine uudis, mille ma olen välja otsinud, puudutab ärikingitusi natuke võib-olla teise nurga alt. Ja see uudis tuleb siis USA-st,
Illinoisi osariigist, kus asub selline koht nagu Wrigley's Fields ja nende pesapallistaadion. Ja oli, no vaat ma nüüd ei oska öelda, kui suur see uudis oli, aga igal juhul uudisena tõid nemad siis välja seda, et missuguseid reklaamkingitusi on neil plaanis selle aasta pesapallimängudel jagada. Ja siis ka natuke kirjeldust selle kohta, mida jagatakse ja kellele mõeldud on ja kui palju ja ka mille eest. Ja need, mis meenetena siis välja olid näiteks toodud, et nad plaanivad jagada välja 10 000 võidukarikakoopiat, no mis iganes liiga see siis seal on, eks ju. 5000 T-särki, no vähemalt ühe mängu jooksul tõenäoliselt teiste puhul rohkem, 10 000 käterätikut, 5000 paari päikseprille, 5000 nokamütsi, ja nii edasi ja nii edasi. Ja see loogika on siis see, et nad plaanivad jagada neid esemeid esimestele mängule saabujatele, ehk siis näiteks ongi, et meil on 5000 laste asja ja 5000 last, kes esimesena kohale toovad, saavad selle asja. Ja need on siis tavaliselt seotud siis konkreetsete klubide toetajate logodega, noh, seal Mastercards paneb välja mingisugused siis mütsid või särgid või mingisugused muud asjad. Et kuidas teie seda uudist kommenteerite, et minule tundus nagu täitsa põnev variant sellest, kuidas reklaamkingitustest uudis teha, kuidas teile tundus? No tegelikult, kui tulla selle juurde, et ennem Riho ütles ka, et ei kao kuskile see kingituste tellimine ja tegemine, et siis kuna maailm meie ümber muutub aina enam selliseks digitaalseks, siis mulle tundub, et kingitus on täna selline tasakaalustaja sellele virtuaalsele reaalsusele, ehk siis järjest enam tegelikult tellitakse hästi palju asju ja jagatakse, et just, et mitte ainult ma ei saada üleskutseid meili teel või interneti vahendusel, vaid et nagu reaalselt midagi, mis oleks käega katsuta. Et mulle tundub, et see on täpselt selline nagu mõnus tasakaalustamise koht ja loomulikult need fännid ju kannavad seda sama meenet ju väga-väga pikalt ja väga laiale sihtrühmale omakorda edasi. Et ma just lugesin, et selles uudises oligi see, et eks nad ju kasvatavad oma neid noori fänne, kes tegelikult veel võib-olla ei olegi ei sihtrühm seal erinevatele nendele sponsoritele, vaid nagu alles kasvab seal selle liiga nii-öelda sponsoriks või selleks jälgijaks, fänniks. Ja teine asi, mis ma vaatasin, oli see, et nad kasutavad kindlaid tooteid, nagu seal olid need päikseprillid ja ma ei teagi, mingisugused, kas mingid keebid või mis asjad need olid, need, mida jagatakse sellele publikule, kes istub sealt sellest varjualusest nagu väljaspool, ehk et kellele siis paistab päike silma ja kõik muud, et sellest nii-öelda vaatamise puudusest on tehtud üks võimalik reklaamikanal läbi selle meene, mida seal nagu jagatakse, et et kui sul nagu päike paistab silma ja sa saad sealt prillid, kus on see reklaam peal, siis ilmselgelt loob see seal teatud hulga kontakte kogu selle sündmuse jooksul, nii et see on jah üks võimalus, kuidas neid meeneid nagu turunduse eesmärkide saavutamiseks nagu efektiivselt kasutada, et tore on näha selliseid koguseid, et meil ja ma vaatasin ka koguseid, et 5 ja 10 000. Meil pead võtma siin paar nulli ära, siis saad siin meie Eesti kogused nagu kätte, et selles mõttes meil on kuhu areneda veel. Ja teine pool, mida mina muidugi kiiresti hakkasin vaatama, et esiteks, kas pileteid on veel saada, ma natuke uurisin, et kas ma saan neid kuidagi osta, neid asju osta ei saa, saab ainult piletiga. Esimestele mängudele muidugi piletid olid kõik välja müüdud, nii et neid üldse enam ei saa ja kuskil seal tagantpoolt siis hakkasin nende viimastega vaatama, et seal pileteid oli ja siis mind tõmbas ju mul hästi tähelepanu see, et kohe hakkad ju peas arvutama, et okei, et kui ma jagan talle ära mingi käterätiku, et palju see siis maksab ja palju see pilet peaks olema, et ma saaksin neid käterätikuid tasuta jagada. Aga minu meelest need piletite hinnad, ma arvan, et kõige odavamad hinnad olid vist äkki mingisuguse 50 euro kandis mäng ja siis sealt kuni 150-ni. Nii et tundus, et selliste paremate kohtadega täitsa kannatab ju rätikuid jagada, mis on 10 000 tükki tehtud või? No kindlasti jah, ilmselt seal selliste kogustega on ka need hinnad hoopis teised, kui me oleme harjunud rätikut nägema siin. Ja mulle tundus just nagu selles suhtes ka nagu
tore, et jagataksegi esimestele kohale tulijatele, noh et see tähendab ka seda, et sul on rahvas tõesti tungleb staadionile, on kohal ja ma nüüd ei tea, kuidas nüüd küll teised staadionid teevad, aga selles mõttes nagu hea viis, et noh, okei, et isegi kui ma seda lapsena, et isegi kui ma seda mängu võib-olla väga näha ei taha, aga no see käterätik või kott või mis iganes asi on äkki väga äge, et siis saab ikka lapsega sinna kaasa vedada. No mujal maailmas just üldse on ju täitsa eraldi ettevõtted, kes ainult selle fänni atribuutikaga tegelevadki, et noh, meie siin Eestis peame tegelema kõikide asjadega, noh natuke, et kuidagi kokku tuleks see summa, aga seal vist piisab jah sellest ühest sektorist juba, et teeme ju ainult fänni asju ja no, absoluutselt. Ja ma kusjuures ei imesta, kui seal on taga mingi üks tootja, eks ju, et kelle jaoks see ongi nii-öelda konkreetne klientstaadion, kes siis varustab kõikide nende kogustega ja teeb sponsorlustöö ära, et tundub loogiline. Mis on meie fänninännis sellised populaarsemad asjad on? Eks me väga laias laastus suhteliselt sarnaseid asju, küll spordivõistlustele tehakse selliseid meened muidugi, mis silma paistaks hästi. No meil kõige rohkem tuleb need sallid meelde, eks ju, need Eesti kirjaga. Igasugused sallid on ja siis need täispuutavad, igasugused plaksutajad on ja ühesõnaga neid asju on jah, terve rida, mida tehakse, igasugused lipukesed ja asju, et lipukesed ja nokamütsid ja kõik siuksed, et ikka hästi silma hakkaks. Aga selles mõttes ma mõtlesin ka selle pileti ostu peale, et ega Eestis on ka näha, et kuigi justkui nagu üldine arvamus on see, et noh, et seda nänni pole nagu vaja, siis tegelikult meie kogemus ja iga päev näitab vastupidist, et ikkagi tegelikult kampaaniad töötavad, kui anda nii-öelda midagi kätte inimestele või jagada asju, et sellised asjad ikkagi täna töötavad väga hästi. Ikkagi kui ütled, et nagu 5000 tükki laiali jagatakse kõigile, kes esimesena kohale jõuavad, siis ikka punnitad ju, et sinna 5000 sisse saada, eks ju. Muidugi, see eksklusiivsus ikkagi müüb, et midagi pole teha. Absoluutselt. Väga tore, nii et ootame uusi ja põnevaid lähenemisi ka selles valdkonnas ja lähme edasi. Ja meie tänane teema järgmine on turundustäht. Keda või mida märkasite eelmisel nädalal, keda tahaksite esile tuua? No minul kohe tuleb meelde Eesti Laul loomulikult. Muidugi. Et see oli ikka väga suur tähtpäev ja see, ma isiklikult tooksin selle esile, et ühest küljest jah, ta on niisugune suur aastasündmus muusikutele ja kogu Eestile muidugi, aga mulle isiklikult väga meeldis see, et Kerli tuli meil nii-öelda auhinnal selle teisele kohale. Aga miks sulle see meeldis? Ma ei tea, mul oli niisugune hirm, et kuna ta ei olnud Eesti, minule teadaolevalt nagu Eestis niimoodi väga palju pildil olnud varasemalt, nii aktiivselt on ikkagi USAs olnud ju rohkem pildil, et mul oli tunne, et võib-olla teda ei võeta niimoodi kohe vastu, et lõpuks, kui ta oli seal top 3, siis lõpuks ma muidugi juba oli isegi kahju, et ei võitnud, sest kui ta juba nii kaugele sai, et oleks olnud ju eriti tore, sest ta oli sellise, minu jaoks nagu sellise missioonitundega seal täiesti, et see mulle isiklikult väga mind kõnetas. Riho, mis sulle silma on jäänud? No valitsuse 100 päeva. No seda on ka hakanud turundama ju, et varem see oli nagu selline nagu valitsuse 100 kriitikavaba päeva, et seda ei olnud nagu turundada vaja, aga nüüd on hakatud seda turundama, et meil on 100 päeva täis ja meil on 100 ülesandest nii palju tehtud ja et mulle jäi nagu äraspidine turundamine Okei. Midagi veel? Midagi, mis oleks selline tore eeskuju? No jah, eks see Eesti Laul ilmselt jäi nagu kõigile silma, et selles mõttes kuna ma olen teine ütleja, siis ma enam seda ei saa ju öelda. Ei no muidugi, ja siis tuleb muid asju öelda. No ma ei tea, eks selliseid väiksemaid asju juhtub Eestis kogu aeg ilmselt. Oska siinkohal seda midagi välja tuua jääd. Meil ka tehti kontoris kiire ülevaade, et kes või mis võiks pildil olla ja üks üsna armas asi, mis välja pakuti, oli Tallinna loomaaed koos jääkarupojaga. Et oli jääkarupäev, ei ole kursis, jah, et jääkarupäev, et kus oli siis hästi palju rahvast ja siis kuulutati välja beebi jääkarule nime konkurss.
et tuleb nime valida. Ja noh, need minu arust need jääkarupojad ja tiigripojad ja kõik need pojad on loomaaedade turunduses olnud alati sellise üliolulise tähendusega, et nii kui see pojuke sünnib, siis on seal tohutult palju lapsi järjekorras, kõik tahavad näha ja see nunnumeeter või see nunnufaktor on ikka erakordselt tore, nii et eks see Tallinna loomaaed oli oma neid pisikesi poegi ju ka natuke nagu varjus hoidnud, et ta niisugune see jääkaru mõmmik siis uhkelt välja tuua, nii et selline. Mis see nimi siis, mis nimi võitis? Tead, aga ma saan aru, et konkurss alles käib, nii et me võime veel nime pakkuda, et me nüüd tõenäoliselt jääme sellest jääkarust kuulma vist rohkem kui Eesti Laulust on mul tunne. No suurepärane. No nii, aga nüüd meil on 3 kandidaati. Kes valib? Paku. Ja me laseme ikka külalistel valida. No ma ei tea, ma pigem valiks selle jääkaru vist. Mulle tundub ka, et kui nagu valitsuse 100 päeva jääkaru võitis. Jääkaru võitis, jah. Mulle tundub ka praegu, et mul läks nunnumeeter põhja. Läks ikka, no see on tõeliselt nunnu tegelikult, see valgekaru ausõna. See oli hea pakkumine. No ütleme nii, et see on nagu aus turundustegu. On. Jah, et selles mõttes need teised, kes konkureerisid, need olid siukse minu arust natuke sellise ütleme nii, et Eesti Laul on nagu tore turundustegu, aga kui ma vaatasin seda, kui palju sinna helistati ja palju see sõnum maksis, siis ma ei tea enam nagu, kas ta selle jääkaruga võrreldes on selline hea turundustegu. Nad said kokku 180 000 kõnet või umbes. A palju see sõnum oli? 96 senti. 96 senti. Nii et sealt said kätte juba operaatori tasud maha, niuke 150 000. No, abiks ikka. Jaa, piletimüük ja nagu täitsa tore ju. No. Ja me oleme neid tunnustanud üsna palju, minu meelest juba eelmisel aastal jäi nad silma ja sellel aastal ka eelvoorudest, et loomaaed sai minu meelest oma viimase tähe siis või 1 tähtedest, kui nad tegid seda Polaarmaja. Ma ei mäleta, seal oli nii-öelda üks tiim, kes seal taga oli, keda me siis tunnustasime, nii et mina ka jääkaruga nõus. Nii et jääkaru ja loomaaed tublid olete ja te olete igat ühe nunnu tähe meilt ära teeninud. Palju õnne! Palju õnne! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.